Kuidas käib nahanäsade ja sünnimärkide eemaldamine? Oleme tulnud Confido keskusesse, et järel uurida. Millal peaks inimene pöörduma kirurgi poole oma nahanäsa või sünnimärgi probleemiga? Kas siis nahaarst suunab meile patsiendi, kellel ta arvab, et tuleb see sünnimärk või siis nahauudis moodustis eemaldada, või kui tegemist on nahanäsadega, tihtipeale inimene ise otsustab, et nii palju segab teda, kas ta jääb siis keti vahele, kas ta jääb siis aluspesu vahele ja veritseb aeg-ajalt ja põhjustab selliseid ebameeldivaid momente ja ta otsustab, et oleks mõistlik see eemaldada. Ma saan aru, et just vananedes tekib nahanäsasid rohkem. Miks see nõnda on? No lihtsalt need on, et nahanäsad kipuvad olema selles piirkonnas, kus tekivad nahavoldid ja naha erinevad osad hõõrduvad oma vahel ja need hakkavad seal millegi pärast arenema. Ja sellepärast ongi need vanemas eas järjest rohkem tekkimas. On olemas erinevaid viise, kuidas sünnimärkega nahanäsasid eemaldada. Millised need on? No meie kasutame Confidos 2 viisi. Kas me siis eemaldame need elektrokoagulaatoriga või siis skalpelliga. Kumma viisi me kasutame, sõltub sellest, kui suur on see nahauudismoodustis või kui peenikesel jalal ta on. Kui ta on peenikesel jalal, siis me reeglina eemaldame see elektrokoagulaatoriga. See protseduur kestab väga lühikest aega ja on efektiivne ja ka kosmeetiliselt näeb välja ilus. Skalpelli puhul tõesti jääb väike armikene alles. Mis saab pärast protseduuri? No pärast protseduuri inimene läheb rahulikult koju. Mõistlik oleks tal varuda selleks õhtuks või järgmiseks päevaks ka valuvaigistid, sest et kohaliku tuimestuse mõju kaob ära umbes tunni 2 jooksul ja siis oleks mõistlik võtta üks valuvaigisti, et oleks lihtsalt mugavam olla. 2 päeva jooksul me ei soovita seda piirkonda märjaks teha, edaspidi võib plaastri eemaldada ja käia duši all ja pesta ja kasutada plaastrid ainult siis, kui mingil määral esineb väike koemahla eritus sellest eemaldatud näsa või nahakasvaja piirkonnast. Millisel juhul saadetakse moodustised laborisse uuringutele? No sünnimärgid me suuname alati uuringule. Nahanäsade puhul see sõltub ikkagi kirurgist. Kui kirurg on 100% veendunud, et seda pole mõtet uurida, siis uuringut ei toimu. Nii ongi kõik. Sellele pinnale asetame plaastri, mille eemaldame paari päeva pärast ja sellega meie protseduur on läbi. Kui oled leidnud oma nahalt kõrge ja ebamugava nahanäsa või kahtlase sünnimärgi, siis tasuks neid kindlasti kontrollida, et teada saada, kas neid tuleb eemaldada. Oleme teinud sünnimärgi testist järgmine test ka video, millega saad tutvuda.